Nad ütlevad, et Juudamaa ja Samaaria on asuniku vägivalla küüsis. Täna paljastame politsei andmed, lavastatud narratiivid ja šokeeriva mustri, mis on seotud $1 miljardilise kampaaniaga tõe ümberkujundamiseks. Ja üks selle nädala juhtum võis paljastada palju rohkem, kui keegi ootas. Lähme kohe asja juurde. Tere tulemast tagasi saatesse Judacation, siin GNS TV's. Minu nimi on Josh Hasten. Vaatamata laialdastele vägivalla väidetele Juudamaal ja Samaarias paigutas politsei andmetel Binjamini regionaalnõukogu kogu Iisraeli kõige turvalisemate piirkondade hulka. Binjamin on piirkond otse Jeruusalemmast, põhja pool. Võid seda soovi korral nimetada Lõuna-Samaariaks. Andmed, mis avaldati väidete taustal laialdasest vägivallast Juudamaal ja Samaarias, esitavad tõenduspõhise pildi kõrgest isiklikust turvalisusest koha peal ja seavad kahtluse alla jõupingutused kujutada seda piirkonda kui laialdase vägivallaga paika. Näiteks juhtumis, mis leidis aset eelmisel kuul Ofra piirkonnas ja mida algselt väideti olevat asuniku vägivald, hiljem selgus, et 10 araablased ründasid juudi karjust, loopides teda kividega ning sihtides seejärel ka sündmuskohale kutsutud jõustruktuure. Sõdurid, kes tundsid, et nende elu on ohus, tulistasid üht ründajat, kellest hiljem teatati, et ta suri haavadesse. Me nimetame seda võltsitud asunike vägivallaks. Sageli kujutatakse Juudamaa ja Samaaria kogukondi vägivaldsete ja kurjategijatest tulvil, kuid numbrid räägivad teist keelt. Andmete kohaselt on kuritegevuse määr Binjamini regionaalnõukogu piirkonnas umbes 10 kriminaalasja 1000 elaniku kohta, mis on vähem kui pool riigi keskmisest, milleks on 25. See on märkimisväärne erinevus, mis asetab nõukogu nende piirkondade hulka, kus isiklik turvalisus on Iisraelis kõige kõrgem. Need arvud rõhutavad, et Binjamini regionaalnõukogu on üks madalaima kuritegevuse määraga piirkondi kogu riigis, nii et siin on teil hästi organiseeritud kampaania, mida rahastavad välisriikide valitsused, viivad läbi äärmuslikud radikaalsed vasakpoolsed organisatsioonid ja mille on kokku pannud ÜRO organ, mis kogub statistikat. Ma räägin OSHA-st, ÜRO humanitaarasjade koordineerimise büroost. Vähemalt nii nad ise end nimetavad. See on $1 miljardiline jätkuv kampaania, mis on suunatud Iisraeli ja eriti Juudamaa ja Samaaria juutide vastu. See on tänapäevane verelaim. Muidugi vägivalda esineb. Ma just lugesin teile statistikat ette. Ma ei väitnud kunagi, et see oleks nullis, aga see ei ole kindlasti sellisel tasemel, nagu Palestiina omavalitsus ja peavoolumeedia seda kujutavad. Nende eesmärk on nõrgendada juutide õigust meie ajaloolisele ja piibellikule südamaale. Nende lootus on ühel päeval kogu see piirkond enda kätte saada. Aga see on alles esimene samm. Teine samm on kogu Iisraeli riigi hävitamine. See ei käi Juudamaa ja Samaariamaa kohta, vaid kogu riigi kohta. Aga me ei lase sellel juhtuda. Kui me juba räägime niinimetatud asunike vägivallast, siis palun vaadake minu analüüsi sel nädalal gns.orgis pealkirjaga Sissevaade võitlusse asunike vägivalla narratiivi üle. Mitmete Iisraeli ekspertide, ametnike, sõjaväeallikate ja aktivistide sõnul on süüdistused Iisraeli asunike vägivallas araablaste vastu osa sellest, mida nad kirjeldavad kui pikaajalist, hästi rahastatud ja koordineeritud kampaaniat, mille eesmärk on Iisraeli riigi ja selle piirkonna elanike diskrediteerimine. Ükski minu allikatest ei eitanud, et juutide vägivald eksisteerib, kuid nad ütlesid, et see on vähem levinud, kui meedias kujutatakse, hõlmab vähem juhtumeid, kui teatatakse, on laialdaselt hukka mõistetud ning seda panevad toime suhteliselt vähesed isikud. Palun vaata seda artiklit, kui sul võimalus tekib. Liigume edasi. Times of Israel kirjutab sel nädalal, et Palestiina meediakanalid teatavad, et Iisraeli kaitsevägi tegutses sel nädalal Al-Khadiri külas Betlehema lähedal, sealhulgas ka küla Püha Georgi kirikus. Vastuseks Times of Israeli päringule ütles Iisraeli kaitsevägi, et 2 terroristi viskasid küla lähedal teel Molotovi kokteile ja kive, püüdes tappa iisraellasi ning põgenesid seejärel kiriku territooriumile. Väed viisid läbi otsinguid kiriku lähedal ja jätkasid tegutsemist piirkonnas. Las ma räägin sulle, kuidas see kõik kujuneb. Palestiina omavalitsus jagab pilte sellest, kuidas sõdurid tormavad Araabia külla ja jälle tormavad kirikusse. Neile meeldib see sõna,
tormama. Juudid tormavad alati Templimäele. Isegi kui see on rahumeelne organiseeritud palvus, räägitakse alati tormamisest. Jätkame. Siis on sul pildid Iisraeli kaitseväe sõduritest kirikus sees. Ja loomulikult, mida Iisraeli vihkajad teevad, on see, et nad üritavad juutide ja kristlaste vahele kiilu lüüa, öeldes, et Iisrael rüvetab kirikut. Ja see juhtub kogu aeg. Mäletad neid pilte? Mäletad seda raportit? See oli eelmisel juulil. See kõlas nii. USA suursaadik Iisraelis Mike Huckabee külastas kristliku küla Iisraeli poolt okupeeritud läänekaldal. Need on muidugi nende sõnad. Ja kutsus üles vastutusele võtma rünnaku eest iidse kiriku vastu, mille eest elanikud on süüdistanud Iisraeli asunikke. Aga tegelikkuses olid araablased need, kes tulekahju algatasid. Ja miks mitte kasutada visuaale, kuna lähedal oli kirik, mida tuli üldse ei kahjustanud. Kahjuks kutsuti USA suursaadik Iisraelis sündmuskohale, mis osutus lõpuks mitte uudiseks. Vaata, kui nutikas see Palestiina omavalitsuse operatsioon on, püüdes kiilu lüüa juutide ja kristlaste vahele. Ja meenutame, mis juhtus aastal 2002. Sajad arablased, sealhulgas Palestiina omavalitsuse terroristid, tungisid Petlemmas sündimise kirikusse. Nad kasutasid kirikut kilbina, tulistades Iisraeli sõdurite pihta. On vastuolulisi teateid selle kohta, kas kirikus viibijaid hoiti pantvangis või tegutsesid nad koos terroristidega. Aga vaadake, kuidas sellest teatati. 2. aprillist kuni 10. maini aastal 2002 oli läänekaldal asuv Petlemma sündimiskirik Iisraeli kaitsejõudude piiramisrõngas, kelle sihtmärgiks olid kahtlustatavad Palestiina võitlejad, kes olid kirikusse varjunud. Piiratud Iisraeli kaitsejõudude poolt. Nii seda esitleti. Mida terroristid tegid? Nad ei ole rumalad. Nad on kurjad, aga kindlasti mitte rumalad. Nad teadsid, et Iisraelist jääks halb mulje, kui nad peavad kirikus terroristidega tegelema, kuid just nemad olid need, kes rüvetasid selle kristliku pühapaiga. Just nii nad tegutsevadki. Keri edasi selleni, mis juhtus sel nädalal. Molotovi kokteilidega terroristide lugu, kes peitsid end taas kirikus Al-Qaderis, tegelikult Betlehema lähedal. Inimesed, ärge laske end sellest petta, ärge laske neil inimestel kiilu lüüa nende vahele, kes hoiavad juudi kristlikke väärtusi. Ärme anna neile võitu, sest just nemad on need, kes rüvetavad neid pühasid paiku. Liigume edasi. Jesha nõukogu, mis esindab Juudamaa ja Samaaria juudi kogukondi, avaldas uue raporti, milles selgub, et paljud vastvalitud Palestiina omavalitsuse omavalitsusametnikud kiidavad heaks terrorismi ning on Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vastu. Nii et Palestiina omavalitsus korraldas paar nädalat tagasi kohalike omavalitsuste valimised. Ma räägin linnapeadest ja teistest avalikest ametnikest. See uus raport näitab, et paljud valitud ametnikud on varem õhutanud vaenu ja isegi kiitnud heaks terroriakte, kusjuures mõned neist elavad vaid mõne minuti kaugusel Iisraeli kogukondadest. Enne kui ma jätkan, see on oluline punkt. Juudamaa ja Samaaria ei ole Gaza. Teisisõnu, kuigi 7. oktoober tõestas, et poliitika, kus araablased on ühel pool ja juudid teisel pool, oli läbikukkunud poliitika, oli olukord kohapeal selline, et siin oli Iisrael ja seal Gaza. Need olid täiesti eraldiseisvad üksused. Aga Juudamaal ja Samaarias on kõik omavahel läbi põimunud. Araablased ja juudid elavad kõrvuti, teed on ühised, paljud tööstustsoonid on ühised. Pärast 7. oktoobril on suhtlust kindlasti vähem, kuid teoorias on see nagu pusle, kus juudid ja araablased elavad koos. Nüüd tagasi raporti juurde, mis käsitleb terrorit toetavaid Palestiina omavalitsuse omavalitsusjuhte. Hebronis on linnavolikogu liige Mumar Yusef Alavi aastate jooksul jaganud sisu, mis sisaldab terroristide ülistamist ja üleskutseid Ameerika Ühendriikide vastu. Teine näide.
Jerikos on linnapea Salem Karuf osalenud meeleavaldustel, mis toetavad julgeolekuvange, teisisõnu terroriste, ning ta on olnud seotud ka sotsiaalmeedia postitustega, mis toetavad terrorismi ja neid, kes vabastasid need terroristid Iisraeli vanglast. Jeninis toetavad äsja valitud linnapead Mohammed Jarari pereliikmed, kes aktiivselt mälestavad ja ülistavad isikuid, kes on toime pannud terrorirünnakuid Iisraeli riigi vastu. Omar Rahamim, Jesha nõukogu tegevjuht, ütles seda nii. See uurimine paljastab reaalsuse, mida on raske mõista. Linnapead, kes tegutsevad vaid 10 minuti kaugusel Harsabast ja 20 minuti kaugusel Vudinist Iisraeli keskosas, ei avasta, vaid edendavad terrorit ja kutsuvad üles Iisraeli hävitamisele. Need ei ole kauged tegelased, need on ametlikud avalikud juhid, kes toetavad terroriste otse meie kõrval. Iisrael ei saa endale lubada selle õhutussüsteemi eiramist. Ta jätkas, et igaüks, kes õigustab Al-Aqsa üleujutust nii lähedalt, tõestab taas, et Palestiina omavalitsus ei ole partner, see on eksistentsiaalne oht. Kõik see on öeldud Omar Rahamimi sõnul. Tuletame nüüd meelde, Al-Aqsa üleujutus, see oli nimi, mis anti 7. oktoobri Hamasi rünnakule. Nii et taas, need on Palestiina omavalitsuse juhid, see ei ole Hamas ja see ei ole kusagil kaugel Gazas. Need on inimesed, kes peaksid olema Iisraeli rahupartnerid. Siiski, paljud meist on Palestiina omavalitsust tundnud juba 1990. algusest. See ei ole rahumeelne organisatsioon, nad ei ole rahupartnerid. Palestiina omavalitsus on grupp korrumpeerunud terroriste, kes kannavad ülikondi. Nende eesmärk on Iisraeli hävitada etappide kaupa. Ja kui nad ei saa seda, mida tahavad, nagu me nägime aastal 2000, pööravad nad oma relvad juutide vastu. Ja see juhtub ikka ja jälle. Inimesed, see on tõsine oht. Mõni nädal tagasi rääkisin raportist, mis näitas, et Palestiina omavalitsuse julgeolekujõududes on 65 000 liiget, mis ületab kaugelt Oslo lepingutega lubatud. Tegelikult ei ole see julgeolekujõud, see on armee. Iisraeli juhid peavad sellele tähelepanu pöörama enne, kui on liiga hilja. Liigume edasi selle nädala heade uudistega. Wind on teada saanud, et esimesed pered kolivad sellele maale juba sel suvel, et rajada 2 uut kogukonda strateegilistesse asukohtadesse Samaarias. 2 uue linna nimed on Bezik ja Tamun. Uued kogukonnad asuvad kõrgendikul, kust avaneb vaade Jordani orule ning on lähedal sellele, mida Iisraeli kaitsevägi nimetab 5 külaklastriks. See samm tähistab esimesi praktilisi samme valitsuse eelmise detsembri otsuse elluviimisel, mil kiideti heaks uute kogukondade rajamine. See on osa sellest, mida asunduste juhid on kirjeldanud kui võidujooksu ajaga. Jesha nõukogu juhid, keda ma varem mainisin, see on katusorganisatsioon, mis esindab selle piirkonna juudi kogukondi ning kõrged poliitikud mõistavad, et nad peavad enne järgmisi valimisi looma olukorra, mida enam muuta ei saa. Selle sammu toetajad on mures, et teistsuguse koosseisuga valitsus võib need plaanid külmutada ja praeguse valitsuskabineti otsused täitmata jätta. Bezik ja Tamun, need 2 uut asulat, on vaid avapauk palju laiemale Samaaria regionaalnõukogu plaanile, mille eesmärk on rajada sellesse piirkonda 18 uut kogukonda. Nüüd, hoolimata sellest, mida mõned võivad öelda, ei ole kunagi vale aeg rajada Iisraeli juudi kogukondi. Juba 59 aastat, kui Iisrael kiidab heaks ehitamise Juudamaal ja Samaarias, leidub alati neid, kes ütlevad, et see pole õige aeg, see on liiga vastuoluline. Mida me teeme, kui araablased hakkavad vastu? Nende inimeste jaoks pole kunagi õige aeg ehitada. Ma olen nõus, et me oleme siin teelahkmel. Siin Iisraelis on valimiste hooaeg, kuna Knesseti valimised toimuvad selle aasta oktoobriks ja see on seadus. Valimised võivad toimuda varem, kuid oktoober on nende valimiste tähtaeg. Alates 2022 aastast on valitsus heaks kiitnud rekordilised 103 uut kogukonda Juudamaal ja Samaarias. Nii et jah, praegu on kindlasti aeg neil inimestel oma kodudesse kolida. Nüüd on aeg kiita heaks üha rohkem kogukondi Iisraeli südamaal ja üha rohkem ehitust. Asi on selles, et me ei tea, mida homne toob, seega on praegu õige aeg. Siin on veel üks lugu, mis olen kindel, et selleks ajaks, kui te seda vaatate, on juba pealkirjades ja mitte Iisraeli suhtes positiivses võtmes.
tsiviilhaldus eemaldas möödunud kolmapäeval 3000 puud, mille peaaraablased olid istutanud Iisraeli riigimaale selles piirkonnas. Minister Betsar Smotrich juhiste järgi viidi läbi järelevalveoperatsioon, et eemaldada riigimaale istutatud puud Samaaria Shahagi tööstuspiirkonnas. Puud asusid Samaaria regionaalnõukogu tööstuspiirkonna kinnitatud üldplaneeringu alal. Nende eemaldamine võimaldab jätkata riigimaa korrastamist ja valmistuda Shahagi tööstuspiirkonna laiendamiseks. See toimub koos uue asula rajamisega vastavalt valitsuse otsusele. Iisraeli valitsus kiitis selles piirkonnas ehitamise heaks. Nüüd tagasi puude juurde. Umbes 3000 neist puudest eemaldati ligikaudu 200 dunami suuruselt alalt mitmes erinevas kohas. See on umbes 49 aakri suurune ala. See operatsioon järgneb varasematele jõustamismeetmetele samas piirkonnas. 2025 aasta septembris juuriti välja 2500 puud ja sama aasta detsembris veel 6300 puud. Nüüd ma arvan, et piltidest, kus puid välja juuritakse, on praeguseks tõenäoliselt kõik kohad täis. Ainus asi, mille nad kogemata raportist välja jätavad, ja ma ütlen seda sarkastiliselt, on see, et need puud istutati tahtlikult Iisraeli riigimaale. Eesmärk on kahekordne ja see on teisele poolele topeltvõit. Kui Iisrael jätab puud tähelepanuta, võtavad araablased maa üle. Kui keegi ei ilmu kohale, peab see ju nende oma olema, eks, sest nemad istutasid need puud. Ja kui Iisrael puud välja juurib, on see PR-võit Palestiina omavalitsusele, sest nad saavad minna ja filmida, kuidas iisraelased puid maha võtavad. Iisraeli jaoks on see mõlemal juhul kaotus. Selles olukorras otsustas tsiviiladministratsioon, et puude mahavõtmine on 2 halvast väiksem. Kuid kõige olulisem, mida meeles pidada, nagu ma just selgitasin, on see täielikult lavastatud meediatrikk puude istutajate poolt. Nad teavad, et Iisrael jääb siin kaotajaks. Kõige tähtsam, mida sa meeles pead pidama, on see, et sa ei saa kõike uskuda, mida näed. Iisrael on seaduste maa ja neid seadusi tuleb jõustada. Kui sa rikud seadust ja istutad kellegi teise maale, siis tuleb selle eest maksta. Ma olen kindel, et see on reaalsus ka riigis, kus sa seda vaatad. Sa ei saa lihtsalt minna oma naabri õue, tema maale, ilma kutseta ja hakata sinna puid istutama nii, nagu ise tahad. Iisrael ei peaks olema erand. Ja nüüd on aeg seadust jõustada. Ma kavatsesin selle nädala saate siin lõpetada, aga on veel üks asi, mida pean oluliseks käsitleda. Ja see on see väike riidetükk, mida ma peas kannan. Seda nimetatakse kipaks või jarmulkaks. Nüüd, miks mõned juudid seda kannavad? Ace.com andmetel väljendab kipa tunnet, mida inimene hindab oma suhtes kõige kõrgemaga. Sa ütled, ma armastan sind, Jumal, rohkem kui midagi muud maailmas. Ma tean, et sa oled minuga kõikjal, kuhu ma lähen, ja ma mõtlen sinule kogu aeg. Ja kipa avalikult kandmine kuulutab. Ma olen nii uhke, et olen sinuga seotud, Jumal. Miski ei pane mind rohkem naeratama kui teadmine, et me oleme koos. Ma ei karda, et inimesed teavad, et olen pühendunud juut. Ma ei peida seda kirge ära. Juba ainuüksi sinule mõtlemine täidab mind iga päev uhkuse ja enesekindlusega. See ongi kipa. Miks ma siis praegu seda infot sinuga jagan? Ma tean, et 99,9% inimestest, kes seda saadet vaatavad, saavad sellest juba aru. Siiski leidub mõned trollid, kes kommenteerivad minu saadet või minu sotsiaalmeediaplatvorme. Nad ütlevad asju nagu, mis see vaip su peas on, või see taldrik, see alustass, või see prükitükk, või see igivana antisemiitlik stereotüüp. Sa kannad seda, sest see katab su sarved ära. Nüüd ma võin küll kiilas olla, aga mul pole sarvi, vaata ise. Miks siis trollid ründavad minu judaismi? Sest nad ei suuda. Samadel trollidel pole mingit probleemi selle või teise peakattega. Aga selline on praegu maailma olukord. Pärast 7. oktoobril, mis oli kõige rängem veresaun juutide vastu pärast holokausti, tuli nii palju inimesi välja mitte selleks, et näidata solidaarsust juutidega, vaid selleks, et minna juutide vastu. Jällegi, 99,9% vaatajatest ei kuulu sellesse kategooriasse.
aga sellele vähemusele, nendele trollidele seal, kannan ma jätkuvalt oma kipat uhkusega. Me elasime üle Egiptuse vaaraod ja elame ka sinu üle, kui sa seal istud ja trollid, ilmselt oma ema keldrist. Mina olen Israel Chai. Iisraeli rahvas elab nüüd ja igavesti. Aitäh, et vaatasite järjekordset Judegatsiooni saadet siin JNS TV-s. Minu nimi on Josh Hasten, JNS Newsi korrespondent. Soovin tänada inimesi, kes töötavad siin JNS TV telgitagustes. Aaron Vogeland olid puldis, meie produtsenti Barbara Kanemovid, jaamajuhatajad Juri Sveretskid, Ryan Lifshitsid, Zach Zickermani ning videomonteerijad Ksenia Polašenkot. Suur tänu kõigile teile. Kindlasti vaadake kõiki saateid JNS TV-s ja loomulikult külastage jns.org, et saada värskeimaid uudiseid Iisraelist, Lähis-Idast ja kogu juudi maailmast. Soovin kõigile suurepärast nädalat. Kohtun teiega järgmisel nädalal siin saates Judication JNS TV-s.